minu nimi on Priit Kõrve. Olen füsioterapeut, manuaalteraapia ja kiropraktika valdkonnaga tegelen igapäevaselt ehk siis selja, kaela, rindkere ja muud liikumisaparaadi probleemidega. Siin videodes tahaks nõu anda, kuidas oma kodukontorit ja ka tavatöökohta sisustada paremini ergonoomiliselt ja anda ka natukene nõu mõningate harjutuste osas, millega oma tervislikku seisundit paremini säilitada, hoida ja ka parandada. Järgnevalt ma näitan teile päris hea harjutuste kompleksi kaela liikuvuse parandamiseks ja kaelalihaste tugevdamiseks, mida saab teha kontoris töölaua taga, aga samas võib teha ka püstiasendis, kuidas just võimalused on. Harjutusel on mitmed eri suunad, kus me töötame kõigepealt venitusega, seejärel ka lihaste tugevdamise poolega ehk tekitame vastu survet omaenda käega. Esimene harjutuse suund. Pöörame pea küljele, paneme peopesa vastu põske ja venitame. 5-6 sekundit venitusfaas teisele poole. Venitusosa võime näiteks 3-4 korda korrata. Seejärel sama põhimõtteliselt harjutus, aga vastu survega. Nüüd mitte me enam ei venita, vaid hakkame pead nagu tagasi suruma. Sama ka teisele poole, vastusurve 5-6 sekundit ja vastusurve tugevus võiks olla võib-olla 20%, 30% jõust. Kui me teeme seda harjutust täie jõuga, hakkame vastu suruma, siis võib juhtuda hoopis see, et mitte meil ei teki kaelalihaste toonuse natuke paranemine, vaid kael läheb valusaks nagu peale igat intensiivset treeningut. Viime pea ette, paneme peopesad kuklale, kõigepealt venitame kaela tagumisi lihaseid. Ja järgmises faasis hakkame vastu surve, kätega hoiame vastu, pead surume tagasi 20-30% jõuga. Kordame seda, ütleme 5-10 korda vastavalt enesetundele. Paneme peopesad sõrmed otsa ette ja surume pead alla jälle 20-30% jõust. Teeme seda 5-6 sekundit, väikene pausikene, mõned sekundid ja uuesti. Ja kordame 5-10 korda. Järgmine harjutuse osa sarnaneb natuke eelmisega, töötavad suhteliselt sarnased lihased. Paneme ühe käe rusikasse, teise paneme siia alla toeks. Lõua toetame rusika ette ja sooritame survet lõug siia rindkere suunas nagu väikse kaarega. Jälle 5-6 sekundit. Surve 20-30% jõuga. Lõdvestus. Surve. Lõdvestus. Osa on siis diagonaalsuunas nii-öelda kaenla alla vaatamine. Pöörame pea suunaga kaenla alla. Paneme sama käe, kui poole pöörasime pea toelle. Ja kõigepealt venitame selles suunas. 5-6 sekundit. Lõdvestus. Teisele poole. Venitus. 5-6 sekundit. Lõdvestus. Kui selle venituse ajal tunnete natuke tugevamat kuidagi sukest halvemat nii-öelda valulikkust, siis võib selle venituse faasis tõsta teise käe siia peale, mis muudab selle harjutuse sooritamise sellisel juhul vähem valulikuks. Kui me tuleme nüüd jälle lihaste treeningu juurde, siis see sama liikumissuund fikseerime kõigepealt ära ja pead hakkame vastas suunas suruma. Jälle 20-30% jõuga, 5-6 sekundit hoiate ja 5-10 sooritust ja teisele poole samamoodi vastu surv. Viime pead, kallutame siia täiesti külje peale ja venitame.
5-6 sekundit teisele poole. Kui selle venituse käigus on suurem mingisugune valulikkus, seda enam ka mingi põletikuline valulikkus, siis et võtta nagu närvikanalitelt pinget maha, selle harjutuse ajal tõstame teise käe siia üles. Lihased saavad venitada, aga närviteed on vaba. Lihaste tugevdamiseks võtame selle sama asendi ja 20-30% vastusurvega surume pead vastassuunas. Samamoodi teisele poole 5-6 sekundit surve, vastusurve ja lõdvestus. Ja jälle, ka seda vastusurvet võime teha teise tõstetud käega, mis võtab närviteedelt pinget maha. Järgmine sarnaneb meie liikumine kilpkonna nii-öelda pea kilbi sisse tõmbamisega. Paneme peopesad siia põskedele, küünarnukid toetame maha ja tõmbame pead õlgade vahele. Ja survega 5-6 sekundit surve, lõdvestus jälle 20-30% jõuga. Järgmine osa harjutusest langetame pea lõua alla ja vaatame vasakule, paremale, vasakule, paremale. 5-10 kordust mõlemasse suunda. Parandame jälle pea kaela liikuvust. Selle harjutuse osa puhul võib ka mõelda vastusurve lisamisele, aga siin ei ole nii oluline mitte vastusurve, vaid just see liigutus ise. Selle harjutuste kompleksi lõpetuseks on vaja juba tööle panna kujutlusvõime. Et siin te tõmbate natukene pead õlgade vahele ja sirutate. Kujutate ette, et teil on niisugune aas, konks pea küljes, millest teid tiritakse üles. Kõigepealt tõmbate pea see õlgade vahele ja nüüd kujutate ette, kuidas nööriga tõmmatakse teid nii üles, sirutatakse kui võimalik. Jälle alla, hingasite välja, sisse nii kõrgele sirutate kui võimalik ja alla. Jälle 5-10 kordust, et see võiks olla nagu selle harjutuskompleksi lõpus, annab võib-olla täiendava hea lõdvestuse faasi. Antud kaelaharjutuste kompleks võib olla näiteks 2-3 korda nädalas teha, aga samas võib seda teha ka igapäevaselt töö juures. Näiteks on teil seal tunni-pooleteise tagant väikene pausikene, tegite need harjutused läbi, teie kaelaliikuvus paraneb, kael muutub ka tugevamaks läbi selle vastusurve osa kasutamise ja lõppkokkuvõttes paraneb ka oluliselt teie töövõimekus, sest te suudate kauem ja efektiivsemalt oma tööd teha. Ja muidugi lisaks seda harjutust ei pea tegema ainult kontoris. See on mõeldud üldse kaela piirkonna turjale ja võib sooritada ka püstiasendis praktiliselt neid kõiki liigutusi ja näiteks pikal lennureisil, kus enamustel inimestel jäävad kaelad kangeks. Miks mitte teha vahepeal poolel teel paar harjutust ka kaelale, et siis pärast värskena lennukist maha minna.